Tere tulemast Musta kassi toro lugemisse kaksikud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 4.–10. mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Aga enne kui ma kaartide juurde lähen, ma tuletan teile meelde, et uue paki selliseid kassitaro kaarte, nagu mul siin laual on, ma loosin välja kõigi oma kanali tellijate vahel siis, kui meid saab siia kokku 250. Praegu meid on pisut üle 210. Ma teen selle kohta eraldi video, mille all te saate enda osalemissoovist siis ka teada anda. Aga praegu läheme kaartide juurde, mis teile selleks nädalaks välja tulid. Nädal algab teil siin sauade ässaga. Sauade äss on selline kaart, mis on täis tahtmist peale hakata. See kaart ise ütlebki seda, et jaa, teeme ära, tal on nagu tohutu soov ja tohutu ind. Aga no teie olete kuidagi väsinud ja tülpinud, ma ei oskagi öelda, mida te siin ootate. Te ootate, ma ei tea, kas te ise täpselt aru saate, mis te ootate, aga igal juhul olete sellest ootamisest te väsinud. Te olete väsinud ootamisest, te olete väsinud võitlemisest. Siin all on sellised võitlemise kaardid, siin on 2 viite, siin on mõõkade 5 ja sauade 5. Mõõkade 5 ongi selline täielik võitlemise kaart, see on selline kaart, kus see kaart ütleb nii, et te võite selles lahingus võita, aga see võidu hind võib olla liiga kõrge. Ja see sauade 5 siin kõrval, see on ka nagu selline torkimise kaart või konkurentsikaart või keegi nagu nügib kogu aeg, et see ei ole siuke rahus olemise kaart. Et ühesõnaga, kellelgi on mingi häda teiega, kogu aeg kas tüli norida või lihtsalt teid nokkida või mis iganes see probleem on, aga te olete sellest ära väsinud. Te nagu ei jaksa enam. Siin kuukaart on veel, viimane kaart selles lugemises on kuukaart. Selle kuukaardiga on niimoodi, et tema toob välja mingid saladused. Midagi, mis teie eest on olnud varjul, peidetud, siis sellel nädalal või lähitulevikus see tuleb välja. Et te saate aru või näete või kuulete midagi sellist, mis on nagu hoidud saladuses teie eest. Selle võitlusega on ka see, et võib-olla keegi, mina ei oska öelda, tahab teilt midagi, kuidagi teid suunata mingis suunas, kus teie ei taha minna. See on siuke keeruline olukord, et tuleks nagu võidelda, samas kui see võiduhind on liiga kõrge, kui te maksate liiga suurt tasu selle eest, et seda võitlust võita. See on keeruline olukord, ma ütlen teile, ja nii lihtsalt ongi. Ja see väsimuse kaart ja tüdimuse kaart on siin ülemises reas see karikate 4. See karikate 4 on ootamine, tüdimus, ootamisest tüdinemine. See on tülpimuse kaart. Karikate 8 siin ülemises reas teise kaardina on selline kaart, kus te saate nagu aru, et millestki tuleb lahti lasta. Millelegi oma elus tuleb hüvasti öelda, te ei saagi edasi liikuda, kui te maha ei jäta seda, mis teid ei teeni enam. Ma olen seda kogu aeg rääkinud. Ärge vedage kaasas seda mingit jama, mis teil on seal kusagil. On see siis nostalgia või on see lihtsalt mugavus? Ei ole vaja vedada seda koormat kaasas, mis teid ei teeni. Kõikidest asjadest, olukordadest tuleb vabaneda. Isegi kui see on nagu valus, ikka ühe ropsuga läbi, on palju parem, kui vedada kaasas, kannatada ja mõelda, miks see mul siin kaasas on. Ma ei tea, mis teid armsad kaksikud vaevab, kes teid kiusab ja miks te nii tüdinenud olete, mida te nagu ei ole valmis lahti laskma, siis ma loodan, et see kuukaart toob selle selguse teile, näitab ära need varjatud kohad, mis siiani olid teie ees saladuses.
Ja üks hea uudis on mul veel. Teie lugemisse on välja tulnud maagikaart. See on kõige võimsam kaart, mis sellest tarakaardipakis üldse välja tulla saab. Vot, ma jõuan sinna viimasena sellepärast, et kõigest sellest tüdimusest ja võitlemisest ja muudest asjadest, siis maag ja sauade äss kahekesi koos, aga eelkõige maag, annab teile võimaluse oma elu, tänasest päevast, kui te seda juttu kuulete, tänasest päevast oma elu korraldada nii, nagu teie näete, et see olema peaks. Nagu teie soovite, et teie elu edaspidi oleks. Maagikaart on niivõrd võimas kaart, et ta annab teile selle võimaluse enda elu kujundada iseenda äranägemise järgi. Selleks ei ole teil rohkem mitte midagi vaja teha, kui leida aeg istuda maha ja panna see paberile oma soovid, oma kõige suuremad soovid, mis teie hingepõhjas on. Need kõige suuremad soovid, mida teie tahate, et teile elus tuleks, mis iganes on. Ma olen toonud siia maja näite, ma olen toonud auto näite. Ma toon seekord auto näite. Oletame näiteks, et teie tahate endale mingit autot. Olete selle välja valinud. Olete välja valinud automargi, mis iganes see on see Lamborghini, see on mingisugune sportauto, vahet pole. Olete endale auto välja valinud, nii, aga nüüd tuleks see kirja panna. Tuleks kirja panna täpselt, mis marki see auto on, mis värvi see auto on, midus sellel autol on, ma ei tea, mis on tema kubatuur, mis kubatuuriga see mootor on. Ma ei tea, värvid on kirjas, kubatuur on kirjas, mis veel, ma ei tea, läbisõit, mis tal on. Ma ei kujuta ette, mis selle autol veel võib olla. Ühesõnaga, pange kõik kirja. Pange oma soov nii üksikasjalikult kirja. Tahate endale meest leida. Pange kirja, kui pikk ta on, mis värvi on ta silmad, kui palju ta kaalub, millised on ta iseloomujooned, kas tal on habe või tal ei ole habet, kas ta armastab kokata või ta hoopis on kirglik kalamees. Võib-olla ta tõmbab piipu, võib-olla ta üldse ei suitseta. Mis elukutse tal võiks olla? Võib-olla ta on südamekirurg, aga võib-olla ta üldse on traktorist, võib-olla ma ei tea, kes ta on aednik näiteks, või looduse fotograaf, või hoopis giid, või hoopis bussijuht. Ühesõnaga, ma tahan sinna jõuda oma jutuga, et need on teie soovid. Pange need kirja nii üksikasjalikult, kui te vähegi saate. Universum täidab teie soovid, mida täpsem te olete, seda kindlamalt saate te selle, mida te tahtsite. Te võite saada auto, aga selle oma unistuste auto asemel võite saada vanaisa vana sapaka, mille keegi sealt kusagilt garaažist või heinaküünist üles leidis. Auto on teie oma, palun väga, vanaisal pole kahju seda teile anda. Aga see pole just see, mida te soovisite. Mehega on täpselt sama lugu. Saate mehe, aga iseloom ei sobi. Võib-olla tahaksite mitte suitsetajat, aga see ainult tossab. Ümberringi on sinine vine. Vaat seda ma tahan sinna jõuda, et selleks, et teie soovid läheksid täide nii, nagu teie näete, et teie elu võiks kujuneda. Niimoodi pange kirja täiesti, peensusteni, nii peensusteni, kui te vähegi saate. Ma soovin teile selle kirjatüki kirjutamises edu. Jah, ma saan aru küll, et te olete väsinud, aga kui kokku panna nüüd see maag koos selle tahtmist täis sahuade ässaga, siis kõik teil õnnestub. Kuu valgustab ära need pimedad sopid ja ma arvan küll, et teie tulete sellest kõigest võitjana välja. Ma päris põnevusega vaatan, mis järgmine nädal teile toob. Vot siukene huvitav nädal tuli teil. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.